No inimese jaoks see ilm väga mõnus ei ole, selline märg ja vihma natukene tibutab, ähvardab rohkem sadama hakata, aga koprale tundub, et meeldib selline ilm. Koprale meeldib väga. No me oleme tegelikult ju ühe koprapesa läve ees praktiliselt praegu, kus me võime oletada, et ta vaikselt tähelepanelikult kuulab, mis siin väljaspool toimub või? Ja suure tõenäosusega ta on seal kusagil selle hunniku sisemuses. Me ei saa seda koprast kohe kiitma hakata, ehk Eesti looduses on tal ju olemas täiesti oma koht. Me peame ikkagi alustama sellest, et ta teeb kurja, kui me seda sama metsa siin vaatame, mis teie selja taga on, siis ilma selle koprata oleks see mets täies elujõus. Kindlasti, jah. Noh, koprast kui sellisest põlisest Eesti looduses alati olnud liigist rääkida. Muidugi kobras on väga sümpaatne loom iseenesest, aga ta on ka hea näide sellest, kuidas mingisuguse ulukiliigi ohjamine on natukene läinud käest ära. Paraku täna on seis niimoodi, et ta tikub tegema liiga palju kahju nii metsakasvatajatele kui põllumeestele ja peale selle veel kõik see infrastruktuur, mis siin juures on, teed, kuivenduskraavid, truubid, see kõik kannatab sellise tegevuse all. Ei ole lihtne. No kui tublilt on see kobras pidanud siin tegutsema, et selline tulemus oleks? No siin konkreetselt on ta tegelenud, julgen öelda, mingisugune 4-5 viimast aastat ja siin on vaheldava eduga ka teda kütitud. Siin vahepeal oli üks aasta lausa vahepeal, kui ei olnud siin kobrast, aga paraku üldine foon on nii kõrge, on liiga palju, siis bioloogia on selline, et loodus ei salli tühja kohta ja sobivad elupaigad haaratakse uuesti kasutusse. Sellise veetaseme tõstmine on talle eluliselt tähtis juba turvalisuse seisukohast ja ka oma toiduvaruta reeglina siis üritab pikki vett toimetada siis sahvrisse, nagu siin teil nähagi praegu on. Et tegelikult tal see ehitamine on tulnud nagu geenidega kaasa, et teist paremat ehitusmeistrit kui kobras Eesti looduses ma ei oskagi nimetada. Geniaalne tegelane. Täpselt nii. Ja see, mida on kobras ehitanud, seda inimene oma 2 käega naljalt ei jõuagi ära lammutada. See on nii kapitaalne, et meie, kes igapäevaselt peame neid tamme siin välja tõstma ja vaatama, et uputust ei tule, siis me kasutame tehnikat. Kopra pesakond on tavaliselt niimoodi koosneb, et seal on 2 vanalooma ja siis on 2 aasta pojad. Palju siis neid kokku võib olla? No, neid on keskeltläbi kuskil 4-6 tavaliselt niisuguse statistilise keskmisena võttes, aga suured pesakonnad võib olla ka kuni 10 looma seal. Kõik sõltub toidubaasist või ruumist. Et reeglina, miks ta meile nagu probleemiks on see just, et maastikud on tasased. Ja siin, kui ta kuskil mingisuguse eelvoolu kinni paneb, siis see üleujutusala on sedavõrd suur. Kui ta püsiks seal sellises uhtorgudes, paiknevates ojades ja jõgedes ja järvedes, siis seal ei oleks üldse küsimus. Pärnumaa eripära on see, et me oleme tasane maa siin ja neid kohti, kus me ütleme, et kobras võiks täiesti rahulikult ilma kedagi häirimata toimetada on midagi suhteliselt vähe. Mismoodi te selle optimaalse kopra arvukuse välja arvutate? Kui palju neid praegu on ja palju neid siis peaks olema? Kobras on selline uluk, mille arvukust on suhteliselt hõlbus määrata võrreldes siin võib-olla suurkiskete ja teiste niisuguste raskemini jälgitavate ulukitega. Ikkagi arvestus on selline pesakonna põhine, seesama statistiline 4, mis ma enne mõtlesin. Ja täna on niimoodi, et ametlik loendus on circa 17 000 kobrast Eesti. Ja palju võiks olla? Võiks need olla ikka oluliselt vähem, et ilmselt seda optimaalset numbrit ei olegi mina õige mees ütlema, aga ta peaks olema sellisel tasemel, et meil ei oleks selliseid kahjustusi. Aga mingisugused arvutused, arvestused on tehtud, et kui neid kopraid oleks, oletame 17 000 asemel 10 000, et siis RMK saaks oma metsast palju rohkem tulu. Ehk et need kahjud, mis kobras tekitab, kui palju raha ta nii-öelda ära sööb? No kahtlemata, tähendab,
kogu see metsa kuivamine on ikkagi suur probleem, kuna sinna on ju tehtud kulutusi aastaid, et see ei ole mitte mingisugune ühekordne, teate, mets kasvab ju kaua ja meie metsakuivendussüsteemid, mis on rajatud selleks, et mets paremini kasvaks, et me paremini ligi pääseksime ja nii edasi, siis kobras võib piirkonniti aastakümnete töö täiesti nurjata, et seal piisab, kui on mingisugune pool aastat, 3/4 aastat selline üleujutus, siis juba hakkavad puud kuivama ja võib olla lootusetult hilja mingisugust ala minna päästma. No selle alaga pole väga enam midagi päästa. Sellega konkreetselt ei ole, jah. See on nüüd selline nii-öelda jätate kobrastele? Näidisala. Samas muidugi ma pean ütlema, et ega kobraski, me oleme serva peal siin, et kui te vaatate siia teisele poole selja taha, siis siin on ju selline mets, kus on tema toidubaas. Kui ta selle poolega ka hakkama saab, siis ta peab kuhugile mujale kolima. Aga kuskil peab see kobras elama, oleneva kobraste poolelt. Ei, väga õige. Nagu ma ütlesingi, et need teatud tüüpi veekogud, uhtorud, kus on kõrged kaldad, kus ei teki üleujutusohtu, täiesti probleemivabalt võib see kobras seal olla ja nagu ma ütlesin, ta on nagu oluline meie looduse osa, see kobras siiski, et ei saa nagu tahta, et see kobras peaks kuhugile kaduma, aga lihtsalt arvukus tuleb viia sellisele optimaalsele tasemele. Nüüd me oleme nurisenud selle vaese kopra üle, siin nii palju kiidame ka teda natuke. No teisest küljest, kui vaadata laiemalt, eks ta mingil määral sellist mitmekesisust suurendab, kas nüüd päris alati sellisel moel, nagu metsamehed seda näha tahaksid, aga selge see, et tal on ka oma selliseid positiivseid külgi. No öelge vähemalt üks positiivne, väga positiivne külg. No ütleme niimoodi, et ta püüab kinni ette, mis näiteks veekogu vooluga kaasa toob.